Palve on piiblis esitletud kui meie otseliin Jumalaga, mis toob rahu, rõõmu, lahendusi ja jõudu. Ma tahangi täna jagada kõige julgustavamaid kirjakohti, mis on jaotatud teemade kaupa. Ja ma tahaksin kõigepealt alustada julgustusest muretsemise vastu. Need salmid tuletavad meelde, et palve on parim vahend ärevuse vastu. Filipplastele 4:6-7 ja vaatame seda piibli laiendatud tõlkes. See ütleb, ärge muretsege ega olge ärevad mitte millegi pärast, vaid tehke oma vajadused Jumalale teatavaks igas olukorras ja kõiges, palve ja anumise konkreetsete palvete kaudu, ühest tänuga. Jätkake Jumalale oma vajaduste teada andmist. Ja teie päralt on Jumala rahu, see hinge rahulik seisund, mis on kindel oma päästes Kristuse kaudu. Nii, et ilma Jumala ees midagi kartmata ja oma maise saatusega rahul olles, olgu see milline tahes, see rahu, mis ületab kõik mõistmise, on valvur teie südamete ja meelte üle Kristuses Jeesuses. Jumal tõotab meile oma sõnas, et ta kuuleb me palveid ja ta vastab me palvetele. Jumal ei ole kauge ega ükskõikne, vaid ootab meiega suhtlemist. Jeremiia 33:3 piibli laiendatud tõlkest ütleb, hüüa minu poole ja ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja võimsaid asju, mis on tarastatud ja varjatud, mida sa ei tea, ei erista ega tunne ära, ei tea ega mõista. Jumal igatseb neid asju meiega jagada. Matteuse 7:7-8 samuti piibli laiendatud tõlkest ütleb, paluge pidevalt ja teile antakse, otsige pidevalt ja te leiate, koputage aukartlikult järjepidevalt ja uks avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, saab ja kes otsib, leiab ja kes koputab, sellele avatakse uks. 1. Johannese 5:14 ja see ongi see julgus, kindlus, julguse eesõigus, mis meil on temasse. Me oleme kindlad, et kui me midagi palume, esitame palve tema tahte kohaselt, kooskõlas tema enda plaaniga, siis ta kuulab ja kuuleb meid. Palvevägi on ülimalt võimas, eriti rasketel aegadel. Kui me tunneme ennast nõrgana, siis annab palve meile selle otseliini kaudu väe ja jõu. Laul 34, 18 ja 19 salmid eestikeelses tõlkes ütlevad, õiged kisendavad ja issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Milline tõotus. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Inimesed võivad mitte tähele panna neid, kellel on rusutud vaim või murtud süda, kuid Jumal paneb neid tähele. See on tema tõotus. Jakobuse 5:16 piibli laiendatud tõlkest ütleb, õige inimese siiras, südamest tuleb jätkuv palve, teeb kättesaadavaks tohutu dünaamilise väe. Nüüd, kui me ei oska palvetada, piibel tõotab meile, et püha vaim tuleb appi meile. Mõnikord on valu või segadus nii suur, et meil polegi sõnu. Kuid piibel julgustab, et ka siin oleme me toetatud. Roomlastele 8:26 eestikeelsest tõlkest ütleb, samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie ees sõnatute ägamistega. Meil on julgus astuda elava Jumala ette ja see julgus tuleb Kristuse ristitöö pärast. Me ei pea kartma, et me ei ole piisavalt head või tublid või püüdlikud, et minna Jumala ette ja palvetada. Ei. Hebrastele 4:16 ütleb,
läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu leiaksime abiks õigel ajal. Palve ei muuda ainult meie olukordi. Palvel on palju sügavam mõte. Palve muudab meid. Palve ei ole ainult abipalve esitamine, vaid see on ka usk ja usaldus, et Jumal on meid kuulnud. Tänulikkus on usu väljendus. Ja me täname juba ette Jumalat nende asjade eest, mida me oleme temalt palunud. Kõigepealt Piibel ütleb, et meil tuleb paluda, meil tuleb minna isa juurde ja paluda Jeesuse nimel. Me ei saa, ma olen kuulnud inimesi, kes lähevad Jumala ette ja kohe ütlevad, et ma nõustun üksteisega, et Jumal annab mulle selle või teise asja. Ja siis nad hakkavad koheselt Jumalat tänama nende asjade eest. Piibel ütleb, et meil tuleb kõigepealt paluda Jeesuse nimel, sest Jeesus on meie uks isa juurde. Me saame Jeesuse kaudu need palved vastatud. See on Jeesuse pärast, mitte meie endi pärast. Ja kui Piibel ütleb ka seda, et kui me oleme Jumalat midagi palunud, siis me saame selle usu kaudu. Kuidas me väljendame seda usku? Me väljendame usku selle kaudu, me anname tänu Jumalale. Kui me oleme midagi palunud, siis me ei jätka selle anumist ja palumist, vaid me anname Jumalale tänu nende asjade eest, mida me oleme temalt küsinud. Ja Piibel toetab seda mõtet. Piibel ütleb, et Filiplastele 4:6, ära muretse ühtigi, vaid sinu vajadused saagu kõigest Jumalale teatavaks palve ja anumisega koos tänuga. Palve ja anumisega koos tänuga. Markuse 11:24 ütleb, seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Esimese Thessaloniklastele 5:17-18. Palvetage lakkamata, tänage kõige eest, sest see on Jumala tahe teie suhtes Kristuses Jeesuses. Nii et me anname Jumalale, kõigepealt me palume, mida iganes meil on vaja ja peale seda me usume Piibli kohaselt, et Jumal on meid kuulnud ja me hakkame andma talle tänu nende asjade eest. Me ei jätka muudkui anumist ja palumist, sest see ei näita meie usku. Me ei usalda siis üldse, et Jumal oleks meid kuulnud, kuid me hakkame talle andma tänu selle eest, et Jumal, ma tänan sind, et sa kuulsid mind, ma tänan sind, et sinu sõna ütleb, et kui ma olen midagi küsinud ja ma usun, et sa oled kuulnud mu palvet, siis mul on käes see, mida ma sult olen küsinud ja ma hakkan Jumalat tänama nende asjade eest. Nüüd Hebralastele 11:1 on Piibli laiendatud tõlkes ülimalt võimas. Ja ma tahaksingi siin natukene pikemalt peatuda. Ja see ütleb Hebralastele 1:11 Piibli laiendatud tõlkes. Nüüd usk on kindlustus, kinnitus, omandiõigust tõendav dokument asjadest, mida me loodame, tõestus asjade kohta, mida me ei näe ja veendumus nende reaalsuses. Usk tajub tõelise faktina seda, mida meeltele pole ilmutatud. Usk on omandiõigust tõendav dokument. See kirjakoht selgitab, miks me saame tänada asja eest, mida me füüsiliselt veel käes ei ole. Võtame näiteks sellise näite. Su vanaisa pärandab sulle oma maja, kuid hetkel on selles majas üürnikud. Selleks, et üürnikud välja tõsta, on sul vaja omandiõigust tõendavat dokumenti. Kui sul seda dokumenti pole, siis ei ole ka sul õigust üürnikke välja saata. Kui sul on olemas omandiõigust tõendav dokument, siis on sul ka kindlus ja teadmine, et ükskõik, kes selles majas hetkel elab, see maja on sinu oma ja ilma sinu loata ei saa võõrad inimesed sinna elama jääda. Niisamuti, kui sul on olemas Jumala sõna tõotus millegi kohta või isiklik tõotus Jumalat,
Sa teed otsuse, et sa usud seda tõotust rohkem kui oma praegust olukorda, mis võib sulle karjuda näkku, et seda ei saa iialgi sündima, mis Jumal on oma sõnas sulle tõotanud. Kuid sina otsustad, et sa seisad sellel tõotused seni kaua, kuni see sinu elus manifesteerub. Sel juhul on sinu usk sinu omandiõigust tõendav dokument. Kurat võib tulla sulle sosistama, et see, mida sa Jumalat usud, ei saa mitte iialgi tõeks. Kuid siis sina võtad selle omandiõigust tõendava dokumendi, oma usu, võtad selle taskust välja, lööd selle lauale ja tsiteerid kuradile Jumala tõotus, et näe kurat, siin on dokument, mis ütleb, et see asi on juba minu oma, ka oma valedega minu tõotusse ära ei röövi. Pea meeles ka seda, mida see kirjakoht veel ütleb. Usk tajub tõelise faktina seda, mida meeltele pole ilmutatud. Meie viis meelt, nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine, maitsmine on piiratud selle kolmedimensioonilise maailma poolt, kus me elame. Meie meeled ei ole võimelised haarama kinni sellest, mida nad tajuda ei saa. Usk aga on vaimne substants. Usk on väljaspool selle 3D maailma piiranguid. Usk on võimeline haarama kinni sellest, mis ei ole veel nähtav, kuid on meile tõotatud. Rõõm on meile tõotatud, rahu on meile tõotatud, tervis on meile tõotatud, varustus on meile tõotatud, õnnistus on meile tõotatud. See kõik on kirjas Jumala sõnas. Kuid kui meie ei tea, et see kõik kuulub meile, siis puudub meil omandiõigust tõendav dokument. Meil puudub usk sellesse. Ja kuigi me oleme selle kõige selle omanikud, saab kurat selle kõik meilt ära varastada. Meie usk, kui me haarame kinni sellest, mis Jumal meile on tõotanud, see võidab ära maailma. 1. Johannese 5.4 ütleb seda. Ainult meie usk on võimeline purustama selle 3D maailma piirangud ning liikuma kõrgematesse dimensioonidesse, kus on olemas kõik see, mida me vajame. Efeslastele 1.3 Piibli laiendatud tõlkest ütleb. Jumal on õnnistanud meid Kristuses iga vaimse, püha vaimu antud õnnistusega taevases sfääris. Need õnnistused on taevases sfääris. Eestikeelne piibel ütleb, et on õnnistunud kõige vaimuliku õnnistusega, kuid see ei ole õige. See ei ole vaimulik õnnistus, vaid me oleme konkreetselt õnnistatud iga vaimse õnnistusega, iga püha vaimu poolt antud õnnistusega taevases sfääris. Kõik need õnnistused, mis on kirjas Jumala sõnas, on meie jaoks valmis pandud. Need on hetkel vaimses dimensioonis. Kui me neist tõotustest usu kaudu kinni haarame, siis me tõmbame need õnnistused, rahu, rõõmu, vabaduse, varustuse, tervise. Me tõmbame need kõrgematest dimensioonidest sellesse 3D maailma ja need materialiseeruvad selles maailmas. Kõrgemates dimensioonides on need õnnistused vaimsel kujul, sest need on vaimsed dimensioonid. Selleks ongi usku vaja, et haarata kinni nendest vaimsetest õnnistustest ja tõotustest ning need usu kaudu, mis suudab tungida nähtamatusse, tõmmata need tõotused siia nähtavasse sfääri. Meie meeled ei ole võimelised sirutuma kõrgemale 3D maailmast. Seega ei saa me ka oma meelte peale lootma jääda. Meie viis meelt võivad kogu kõrist karjuda, et see, mida me Jumalat usume, on absoluutselt ja täielikult võimatu. Ja las nad karjuda või tegelikult on siiski parem nad vaigistada. Kuid meie usk on omandiõigust tõendav dokument. Meie usk võidab ära selle piiratud maailma. Meie usk tõmbab nähtamatust välja selle, mida me vajame. Meie usk on kuningriigi valuuta, maksevahend. Oluline on mõista ka seda, et sa ei pea tundma usku.
sa ei pea tundma üldse mitte midagi nagu selles suhtes, et sa ei pea tundma, et sul on kohutavalt palju usku. Su meeled ei pruugi sinuga absoluutselt nõustuda selles asjas, aga see ei tähenda seda, et sul puudub usk. Usk on otsus. Usk on kindel otsus jääda seisma Jumala sõna tõotustele või isiklikele tõotustele seni kauaks, kuni need materialiseerivad selles nähtavas sfääris. Kui me palume midagi Jumalat, mis ei ole piiblis kirjas, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, siis me võime tõesti vastu nähtamatut müüri põrgata ja vastust ei tule. Sellepärast tuleb meil tunda Jumala sõna ja tunda Jumalat isiklikult, mitte vaid jutlusta või kellegi teise usu kaudu. Meie isiklik usk peab olema toimiv ja see saab olla toimiv vaid siis, kui me veedame aega Jumalaga, veedame aega Jumala sõnas, tema kohalolus, ülistuses, palves, tänus. Kui me veedame aega Jumalaga ja õpime tundma püha vaimu juhtimist, siis saab Jumal meile ilmutada ka asjad, mis seisavad näiteks meeleparanduse taga. Kusjuures paljud asjad seisavadki kinni meeleparanduse puudumise tõttu. Meile õpetatakse nii mõneski kohas seda, et me ei pea enam meelt parandama, et Kristus on kõik meie patud kandnud, juba mineviku, oleviku, tuleviku patud ja me ei pea enam andeks paluma. Kuid me ei lähe ju isegi oma perekonna juurde, kui me oleme nende vastu eksinud, me ei lähe niiviisi, et me arvame, et okei, ma ei pea sult andeks paluma, mis siis ma käitusin inetult, ma ei pea sinult andeks paluma. Suhteliselt loogiline on see, et kui ma käitun inetult, ma lähen selle inimese juurde ja palun temalt andeks ja ma käitusin temaga inetult. Suhteliselt loogiline on ka see, et kui me käitume Jumala sõna vastaselt, siis me tunnistame seda Jumalale ja palume temalt andeks, et meie patud saaks Jeesuse verega puhastatud. Ja Jumal tõotab meile, et kui me palume temalt andeks, on tema ustav ja õige ja andestab meile patu ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ja ma ei räägi siin mitte sellest igapäevasest andeks palumisest, me peame iga päev tulema ja halama ja nutma ja paluma andeks oma patud, sugugi mitte. See kõik peab olema juhitud püha vaimu poolt. Kuid me saame pühalt vaimult paluda, et kui meie palved on kuskil kinni, kui me näeme, et me palved ei saa vastatud, me saame minna püha vaimu juurde küsida, kus kohas on need palved kinni. Näita mulle, kas minu elus on mingisugune patt või ülekohus, mis on perekonna ülekohus või mässumeelsus, mida ma ise ei näe, kuid mis lubab vaenlasel varastada minu palve vastuse. See on koostöö püha vaimuga. Me ei saa üle ega ümber sellest, et meil peab olema isiklik suhe püha vaimuga. Ma mäletan nii tohutult hästi seda, kui ma olin lugenud seda kirja kohta 10 kordi, kuid ühel hetkel ma lugesin Roomlastele 8:14, mis ütleb, sest kõik, kes on juhitud Jumala vaimu poolt, on Jumala pojad. Ma lugesin seda ja mulle äkitselt avanes, mulle äkitselt läksid silmad lahti, mõtlesin, vau, kui ma ei ole juhitud Jumala vaimu poolt, Jumal ei nimeta mind isegi pojaks. Me ei saa elada kellegi teise usu peal, me ei saa käia pühapäeval kirikus ja võib-olla isegi kolmapäeval kirikus või isegi rohkem kirikus ja arvata, et me oleme Jumala ees õiged selle kaudu. Jumal ootab, et me oleme isiklikult juhitud tema püha vaimu poolt. Mille pärast andis meile oma püha vaimu? Selleks, et lubada püha vaimul ennast juhtida. Ja see on treening. Mina arvasin pikka aega, et mina ei ole võimeline kuulma Jumala häält või keegi ei õpetanud mulle, et ma võin olla beebikristlane, ma ikka kuulen Jumala häält ja ma kuulsingi. Aga nii mitmel korral Jumal pidi mulle tõestama seda, et see juhtimine oli tema vaimu poolt. Ja see on treening, aga meil tuleb treenida ennast kuulma püha vaimu ja tegema koostööd püha vaimuga. Mõnele tuleb see lihtsamalt kui teisele. Kuid meil tuleb end treenida Jumala vaimu abiga. Meil tuleb paluda tema abi selleks, et õppida tema juhtimist kuulma, sest püha vaim kõneleb igale ühele meist erinevalt. Ja vigade tegemine on absoluutselt ja täielikult lubatud. Me ei saagi midagi uut õppida ilma vigu tegemata. Seega ei pea keegi pelgama, et ta ei saa hakkama. Saab küll. Kui palud Jumala abi, siis tema annab sulle selle abi. Igatahes ma tahan sind tohutult julgustada just sellega, et
palve on sinu otseliin Jumalaga ja kui sa oled midagi Jumalalt palunud, hakka teda selle eest tänama ja täna teda senikaua, kuni su palve manifesteerub. Sest kui sa palvetad Jumala sõna kohaselt või nende tõotuste kohaselt, mis Jumal sulle isiklikult on andnud, siis sa palud tema tahte kohaselt, sa ei palu mitte midagi väljaspool tema tahet ja ta tahab sulle neid asju anda. Vahel on keegi, hingevaenlane seisab nende asjade ja sinu vahel, aga jätka tänamist ja sa näed neid palveid oma elus. Ole südamest õnnistatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind. Sina oled tema silmad ära. Amen. Järgmise korrani.